No nii, täna teeme siis väikse video Sauel olevast maja osast, et hetkel on ta meil veel mitte avalikus pakkumises, aga kohe läheb ka avalikuks. Vaatame siis, millega tegu on, et hetkel olen siin esikus ja esikust pääseb meil siis vannituppa, mis vajab natuke kaasajastamist. Esik on muidu hästi mõnus suur ja ütlen ka etteruttavalt ära, et planeeringut on võimalik muuta. Esikus pääseb meil siis kööki. Ja mis on köögis hästi äge on see, et meil on siin ahjuküttega pliit olemas, kus on võimalik siis teha süüa, vaate puud alla, tule otsa, raud läheb soojaks ja annab ka sooja. Siin on selline uuem sooja müür. Kokku ruutmeetrid on kuskil 80 ringis. Võib-olla paar ruutmeetrit rohkem, paar vähem. Köögist edasi pääseb siis üks läbi käidavasse magamistuppa. Aga kogu planeeringut on võimalik vastavalt enda soovidele muuta. Siin asub siis elutuba kaminaga. Ja hästi mõnusad suured aknad. Valgust on siin piisavalt. Piilume ka väiksemasse magamistuppa, mis oli kunagi kasutusel kui veranda, aga praegu ta on ümber ehitatud. Dokumendid on kõik korrastamisel ja saavad ilmselt peatselt korda. Ja piilume ka viimasesse tuppa. Siin on meil siis veel üks magamistuba. Et kokkuvõtlikult 3 magamistuba, elutuba ja köök. Ma panen see video nüüd kinni, lisaks on meil ka olemas ühiskasutuses saun. Tegu on siis notariaalse kasutuskorraga, et uuele omanikule hakkab siis kuuluma esimene korrus kahekorruselisest majast ja lisaks siis aiaosa piilume ka siit läbi aknaaeda. Aiaosa on teil kuskil 600 ruutmeetrit ja aed on siis meil õnnistatud erinevate õunapuude ja muude puudega. Nii et kui teil on huvi, siis võtke minuga ühendust. Teeme ka veel lisatuuri ka ühiskasutusest olevast saunast ning tehnoruumist. Kindlasti te mõtlete, millega seda maja siis köötakse. Et hetkel seda köötakse siis uidukatlaga. Nii need lood on, kui teil tekib rohkem spetsiifilisi küsimusi, tahate rohkem infot saada või tulla maja osa vaatama, siis võtke minuga ühendust. Loodan, et oli huvitav vaatamine. Aitäh!